küsimus lihtne, mis teed? No kuule, mis ma teen, mis arvan, tunnen ennast hästi siin. Väga hea, et sa ennast hästi tunned, aga tegelikult praegu natukene varavõitu sul siin istuda, kallis sõber, sest et siia saavad istuda ainult väga privilegeeritud inimesed, kes oskavad ühte mõttemängu mängida. Ma tean, et sina pole seda elus kordagi teinud, aga sul on võimalus täna seda õppida ja mine sa tea, võib-olla paari tunni pärast istud sa juba põhjusega siin. Nimelt me oleme tulnud Põhja-Euroopa suurimale pokkeriturniirile Kings of Tallinn, mis siin samas meie kodupealinnas aset leiab ja Liisil on tõesti erakordne võimalus täna esimest korda elus võtta kätte kaardid ja näidata profidele koht kätte. Nii et kui näidata koht kätte, siis juba suurelt, eks? Ikka. Ja. Kui tuled, siis uks jalaga maha ja kui lähed, siis ikka korraliku pauguga. Tänasest turniirist võtavad osa siin nimekad Eestis superstaarid, no näiteks Trafficu Silver Laas, meil on kohal Kristjan Jõekalda, meil on ka Uudo Sepp kohal ja paljud teised. Ja ma olen enam kui kindel, et nii mõnigi neist pole tõesti mängib seda mängu kas just esimest korda, aga mitte nii professionaalsel tasemel. Ja seega, et Liisil säiliks selline võistlusnärv, panin talle ülesandeks õppida kiiresti mäng selgeks ja olla teistest staaridest parem. You're nothing. Yeah. Yes. Do you know the combination? No, I don't. Okay. But that's my money now, yeah? Yeah, that's okay, your money. Thank you. Ma olen täitsa närvis, ma ütlen sulle, me peame minema. Oota, me ei saa minna, vaata, meid kutsutakse. Ja kohe, ja. Vai. Nii. Oota, miks sa närvis oled? Sa ju õppisid mängu ära. Ma ei tea millestki aru tegelikult siiamaani. And she's called Liis Lusvägi. Let's see how she goes. Nii, nüüd algas kõik pihta. Mul pole siiamaani õrna aimugi, mida tegema peab. Ja närv on nii suur, vaatan kõik neid žetoone kuidagi siin vaatavad, teevad. Ma pean midagi panema. I'm going to show my card now. You bet. If you want. No, I don't want to bet. No. Check? Yeah. Check. No, ühesõnaga, lugu on ikkagi selles, et ega ma ei saa mitte milleski aru, aga ma sain aru, et võib bluffida. Ma siis nagu proovin selle bluffimise peale minna praegu. No, emotsioon on täpselt selline, et tegelikult mul on tunne, et ma kogu aeg segan kedagi. Kas või oma rääkimisega või kommenteerimisega. Et kõik mõtlevad nagu päriselt, nii nagu Erki enne ütles, see on mõttetöö, see on täiega mõttetöö praegu. Nii, nagu on näha, siis minu žetoonide virn on kahanenud jõudsalt ja ega siin tekib see hasart täpselt sisse, et tahaks ju ka võita ja tahaks ka ju olla nii julge ja neid panuseid teha. Aga see on ikka nii keeruline, kui sa millestki aru ei saa. Ja siis mulle tundub, et võib-olla kaasmängijad isegi väga ei rõõmusta selle üle, et siin on selline mitteoskaja lauas. Aga jah, no vaatame, kuidas nüüd läheb. Olgugi, et tegemist on individuaalmänguga, siis mina tegelikult ikkagi loodan, et minu tiimikaaslasel ehk siis Liisil läheb hästi, sest et siin ikka käib siuke andmine, et ma isegi ei tea, kas nutta või naerda. Siin lauas läheb väga hästi, kui all-in on, siis on järelikult siis siin lauas raha liigub. Nagu näha, siis kõik väga mõtlevad, teevad neid käteliigutusi. Ma enam-vähem juba hakkan aru saama, et kui ma niimoodi koputan kahe näpuga, et siis see tähendab, et ma praegu passin. Aha, noormees tõstis panuseid. Ja siis see tüdruk, kes mul paremal käel istub, ütles, et me oleme päris hullud. All the chips. Yes. So, if I want to play, then I also should put all the chips, yeah? Yes. Okay. All in. Yeah. I win! I won! Oh my God! Ja mul polnud ikka
ja need olid minu kaardid ja ma ei saanud mitte millestki aru, aga ma sain aru ennem öelda, et kui sul nagu hakkab mingi jada tekkima sinna, et siis vaata selle järgi, nii et vaatame siis. Pean torni panema, jah? Aga kas ma ei tohi mängust välja minna öelda, et ma nüüd lõpetan või? Et ma ei mängi rohkem? Täiesti. Ja see on see, kõik nad on öelnud, et algaja õnne siin. Televiira ütles seda sama asja. Ma tahtsin ka pakkumist teha, aga siis avastasin, mul pole kaarte käes. Ma usun, et peale tänast õhtut on Liisil kindlasti üks väga selline konkreetne käteliigutus selgeks saanud, ehk siis niimoodi, kuivõrd tema alles hiljuti sai päris korraliku võidu kätte ja minu firma liigutus on peale tänast õhtut niimoodi, ehk siis kaardid käest ära koos rahaga. Siis Liisil läheb ikka hästi, on ju? Tead, ma siin mõtlesin, et tahaks ju tulla sinu mängu ka vaatama, on ju. 2 korral panin all in. No näed. Võitsin. No väga hea ju, sest et mida sa ikka vaatad, minul mängu ei olnud. Aga ma võin sulle veel natukene pinget peale panna, sest et Kristjanil härra Jõekaldal läheb ikka väga hästi. Ta on nii kõva vend, et ta isegi kaarte ei vaata, ta lihtsalt loobib tšippe lauda ja järjest võtab inimesi välja. Ongi tema seal või? Ühesõnaga, ma panin kõik mängu, eks ju. Ma loodan, et ma kaotan. Kuigi kaardid on nagu so-so, eks ju. You win. Jah, jälle tuli mulle. Okay? Ja ma ei oska nagu, mul endiselt on see tunne, et ma ei saa mitte millestki aru. Aga tunne on hea ja mul lihtsalt on nagu kahju nendest inimestest, kes praegu siin nagu teadlikult mängivad ja siis tulen mina ja siis lihtsalt nagu mõtlen, et aga teeks midagi. No nüüd tuli see paar, võtan. Okay, that was not my goal. But I think you're maybe we should count. Maybe you're still here. I can't leave. Maybe we don't know. For you? Yes. Well done. You're welcome. Thank you guys. Jällegi on ainult tühjad pihud, jällegi on ainult tühjad pihud. Korralik ja kiire mäng, aga kui sa katsuksid minu pulssi, siis sa saad aru, et siiamaani on adrenaliin laenes. Ja kuivõrd Liis tänase saate lõpetuseks tõesti siis läbis sellise katsumuse, millele ta võib-olla isegi mõned päevad tagasi poleks julgenud mõelda, siis ma võin kokkuvõtteks öelda, et juba järgmises saates on Liis tegema valmis ükskõik mida. Nii et kallis vaataja, kui sul on mõni väljakutse meile, siis anna meile sellest teada meie sotsmeedias. No selline julge üleskutse, hea küll, Erki, ma võtan selle vastu. Nii et kuhu siis tee meid viib juba järgmisel laupäeval, seda näed vähem kui nädala pärast. Täpselt nii, kohtume!